diabeetiku jalad peavad olema hooldatud ja korras. Ehk siis kuna nende jalatallad on tihtipeale vähese tundlikkusega, ehk siis nad ei tunne, nad ei saa aru, kui tekivad mingisugused haavad. Ja kuna vereringe on seal väga aeglane, siis need haavad ei parane. Kõige rohkem amputeerimisi, nüüd kole sõna välja öelda, ongi tegelikult diabeetikutel. Sellepärast, et nende haavad ei parane. Hakkab väikesest haavast, satub jalanõu sisse mingi väike kivi, mis hõõrub naha katki, tekib haav. Nad ei tunne seda, sest neil ei ole üldse valus. Ja kui nad ei märka, kui nad ei kontrolli, siis see läheb suuremaks. Ja siis on juba väga raske, sest et me kogu aeg kõnnime. Me kasutame jalgu tegelikult füüsiliselt rohkem kui käsi, sest et kui me lähme poodi, kui me lähme õue, kui me lähme tualetti, ükskõik kuhu, siis me kasutame jalgu palju rohkem. Ja diabeetiku puhul ongi just see, et nad peavad alati kontrollima, enne kui nad panevad jalanõu jalga, et seal ei oleks mingit kivi, mingit tükki. Ei tohi nad paljajalu kõndida õues, rääkimata siis, üldse paljajalu, aga ka toas peavad olema sokid jalas, et ei tekiks mingisugune tugev leivapuru, mis võib sussi sisse minna, et see võib tekitada tõesti väga pikka aega ravitavaid ja mitte ravitavaid haavandeid. Ütleme nii, et üks, millega ma ka tegelen, on diabeetilised haavandid just jalgadel. Eks ju, et neid korras hoida ja natukene leevendada, et nad paraneksid. Kas see mittetundlikkus nendel jalgadel tekibki tänu sellele, et tal on diabeet, ülekaalulisus või mis seda põhjustab seda, et siis nagu... Jaa, tekibki selle insuliini, insuliin on see, mis seda veresuhkrut nagu teeb, aga jalgades olevad närvid, kõik need tundmused, tundekohad, need lihtsalt madalduvad. Ehk siis lähevad alla, et nad jalad ja jalatallad ei tunne nii nagu tavaliselt. Sa tunned kohe, eks ju, kui sa astud mingi terava otsa peale või terava kivi peale, et oi, valus on. Nemad ei pruugi seda üldse tunda.